on televaatajatele juba tuttav. Selle autoga piraat-taksot sõitvat Vjatšeslav Siiminit tutvustasime teile jaanuari lõpus. Siimin on soomlannast kliendi röövimise ja peksmise eest 2 korral kriminaalkorras karistatud ja sellise registriga ei tohi taksojuht olla. Jaanuaris tabati mees roolist ja alustati väärteomenetlus, kuid juba siis avaldasime kahtlust, et vaevalt ta seetõttu lõpetab piraattaksojuhina tegutsemise. Ja meil oli õigus. Või siis mitte. Nimelt väidab Siimin nüüd, et osutab hoopis pesulateenust. Vaadake ja imestage. Te osutasite taksoteenust praegu siin ebaseaduslikult. Temal oli väga huvitav hinnakiri oli väljas, mis köitis siis tähelepanu. Eemalt vaadates olid tal taksologod olid peal ja oli ka kollane hinnakiri. Ja kui me läksime lähemale vaatama, siis selgus, et Siimin osutab pesumaja teenuseid. Tal oli analoog hinnakiri, kui on taksoteenuse osutamisel, aga hinnakirjadeks oli siis tolmuimeja teenus, autopesu ja autokeemiline puhastus. Kas taksokontrollit jäid Siimini juttu uskuma või järgneb ikkagi mingisugune karistus, sest tegelikult on ju ilmselge, et tegemist on ikkagi reaalselt taksoga ja see hinnakiri peab tõenäoliselt ainult välismaalasi petma? No see hinnakiri oligi mõeldud ainult pettuseks. Härra Siimin võttis peale kliendi ja suundus selle kliendiga siis lennujaama. Aga lennujaamas oli just sellel hetkel oli taksokontroll, kes oli eelnevalt härra Siiminit kontrollinud ja loomulikult toimus siis taksoteenuse osutamine. Klient hakkas just maksma oma arvet, millest oli siis kesklinnast lennujaama 150 krooni ja sellel hetkel siis taksokontroll tuvastas konkreetse rikkumise. Pesula taksojuhile Vjatšeslav Siiminile koostati järjekordne väärteoprotokoll ja piraattakso sõitmise eest on teda taas ootamas soolane trahv. Et piraattaksojuhid ei ole mingi erandlik nähtus, näitab aga fakt, et tänaseks on neid Transpordiameti nimekirjas juba 150 ringis.